ainult katkise Audiga. Katkise Audiga oleme endiselt seenel. Jälle. Audi otsustas eile käigukasti aju läbi põletada, nii et... Aga ühesõnaga uus aju on juba 80% lootuses, et saab homme juba kätte. Ja siis saab edasi kimada. Praegu sõidab, aga režiim on sees muidugi. Avariirežiim, aga no sõidab, eks häda asjad saab aetud. Seenele tulime sellepärast, et ei hakka kodus passima, ilus ilm on ka ja mis me seal kodus niisama ikka passime. Anja? Just nii. Ma käisin jälle Fiskarsi nuga ostmas, sest ma suutsin eelmise ära kaotada kuskile metsa. Käisime kuskil imekohas seenel ja sinna see noa tuppi jäi ja nüüd on ainult nuga, siis ma ostsin kohe 2 tükki endale. See on minu pool täiesti normaalne, et ma asjad ära kaotan. Vaatame sinna üle tee ka. Näe, siin on kollaseid pilvikud on siin. Kuule, siin on mingisugused riisikad. Ma vaatan, noid ei ole. Ei ole söögi oma või? Okei. Igast 2 senti tasu ka korjata. Eile autoga tulime, tegime metsapeatuse ja saime terve väikse ämbritäie puravikke. Nii et vahepeal tasub nagu metsa ka vaadata. No, mis sa leidsid? Kukeseeni või? Vahepeal leidsin puraviku. Lõikame selle mullase osa ära ja võtame selle muidusööja ka siit küljest ära. Paneme selle siia lehe peale. Las tunneb lehe alla, las tunneb oma elust ka rõõmu natukene. Aga täitsa ilus mõni puravik. Ma korjan paberkotti. Sai võetud neid kaasa kodunt. Aga siin on ka, aga oh issand, see on nii pudi omadega, et see lasteaiaeda, nagu Jan Uuspõld ütles. Aga ma ei hakka seda igaks juhuks siin ütlema, sellepärast, et lapsed vaatavad ka vahepeal seda. Et meil on need lapsed on siin looduskaamerate vaatajad ja nad saatuvad sinna video peale, kus me natukene nagu ropendame või siuksei ebatsensuurseid väljendid kasutame, et siis ühel hetkel on meie YouTube'i kanal kinni. Aga noh, mis siin ikka? Vaatame, mis me siit veel leiame. Helena juba vaatas siin mingisugust haavariisikat. Just oli siin, nüüd ta on seal juba. Just oli siin. Vaatame, mis me siit kätte saame. Me oleme tegelikult suure tee ääres. Praegu vist jäi kaamerasse see sinine auto ka, mis siit mööda sõitis. Panustame praegu selle peale, et suvaliselt tee ääres seisma ja vaatame, palju seeni saame. Sain ka lõpuks nüüd seene soone peale. Siin kotis on puravik. Tundub, et siin on puravikke nagu hästi-hästi palju. Aga siin peab hoolikalt ringi vaatama. Et üks soovitus seenelisel on kindlasti see, et kui te leiate mingi tundmatu seene, lõigake ta lahti. Kui ta tuleb piima välja, siis ta on söögiseen, söögiriisikas. Kui ei tule, siis ärge sööge, ärge võtke kaasa. Siin paljud ei tee isegi karulaugul ja piibeleel vahet. Aga jah, siin on osadel puravikel on mingisugune hallitus peal. Siis ma kohe nüüd näitan. Et iseenesest nagu noh, ütleme nii, et see on juba suht vana ka, juba see elab uut elu siin. Et isegi mõnel noorel on see miski pärast peal. Ma ei oska öelda, mis asi see on ja millest see tuleneb. Aga nii kaua vaatame veel, äkki saame veel puravikke või. Kes enda ämma väga armastab, siis ta võib võtta sellele kärbseseene.
et ma ütlen, kus kohast seda saab. Et täitsa siukene ilus, ahvatlev. Osad kasutavad seda viinatõmmises ja ravi eesmärgil. Ussimürki kasutatakse ka ravi eesmärgil, aga noh, verevedeldajates on see sees ja mul on käe peal põdrakärbes ka. Need on see aasta nagu nuhtlused. Käisin kodumetsades seal ja seal, no seal on ikka meeletult neid, nii kui metsa sisse astud, on 4-5 tükki peal. Aga noh, nägin kuskil siin ühte seent, mida ka Helena ragistas ja ma jäin vaatama ja siis ma kadus silmist ära see seen. Aga ma vaatan natukene sinna poole, sealt on äkki lootust veel puravikke saada, sest puravikke on juba päris palju. Et katsetage järgi see tundmatus kohas metsa lihtsalt. Meie seda praegu tegime. Ja ütleme nii, et hunnikuga on juba seeni. Helena saab varsti ämber täis ja vaatame siin. Noh, siin on seene riismedega. Vaatame, mis see endast kujutab siin. Kaseriisiks, haavariisiks või kaseriisiks. Üldiselt vahet ei ole. Seen on seen, aga seda ma ei julge küll siit võtta. Jaa? Mis sa karjud? Helena arvas vist vahepeal, et mul on kadunud, aga... ta leidis sirmiku, lähme vaatame. Ma kohe tulen. Pressin ennast läbi siit. See on korralik... Korralik võsa on siin. Kus see sirmik on sul? See peaks olema jah, sirmik. Aga lõika jalapäält maha, siis saad teada. Vaata sinna sisse, see tagapool on veel seal suured. 2 tükki. Üks sirmik ei ole söödav, üks sort ei ole söödav, üks on. Ragistame siin natuke, võtame selle ära. Kus jalab? Maa seest välja või? Ei, lõika see. Aga see tuleb juba maa seest välja. Tüüpiline safran sirmik. Nii. Mõnus pehme on küll. Kraega, jah. See peaks olema safran sirmik. On söödav? Nuusuta sirmikul on niisugune mõnus teine lõhn üldse, mis tavalisel sellel riisikal. See on ju selline? Jah. Seda võid lihtsalt võiga praadida. Kuidas teha? Võtame see mullase osa ära nii kauast. Lõikate sirmiku jala pealt maha, teete kübarasse väikse tekke, siis juhul, kui see koht mõne sekundi jooksul tõmbab roosakaks, on tegu söödavaga. Teen kübarasse sisse siis väikse tekke. Tal lõike äär ei läinud roosaks? Ei. Siit läheb jala juurest, on siit roosa. Näe, tule Kalle oma ämber mulle kotti. Mul rohkem jõudu, ma jõuan tassida. Ja sul jala juures on ka mingid asjad sul. Need pannakse tegelikult kõige peale, tõstame need praegu välja siit seest. Pressib muidu puruks need. See on niivõrd. Saime teada, tegu on safran sirmikuga täiesti söödav asi. Ja... Siin on vist teise pidi veel võtma. Kalle siia sisse ilusti.
pane. Nüüd ma saan öelda, vaata kallis, ma olen täna seenel käinud. Me saame sealt sellest grupist üle ka küsida. Jah, aga sa võidki panna pildi sinna. Ma hoian seda enda käes ja pane sinna gruppi pilt. Ta jalg ka kõrval. Teeme need pildi, paneme igaks juhuks kontrolliks seenegruppi, sellepärast et neid seeni on nagu nii palju ja eksimisvõimalus on päris suur. Vaata, aga ma nägin siinpool kuskil ma nägin puravikke. Mis asjad need on? Ei tea. See on sapipuravik üks. See ei ole söödav. Aga ma näen seal veel neid asju. Ma vaatan siina poole ja sa vaata sinna poole. See on sõnajalgade ümbruses on hästi palju. Kes siis ei teadnud, siis seda seent saate kasutada tule tegemisel, kui ta on kuiv. Kui metsas muud asja pole, millega tuld teha, suudate siia sädeme sisse saada, siis ta hõõgub nagu süsi. Selline seen põleb või hõõgub umbes 7–10 minutit ja kui te selle peale tuld üles ei saa, siis teil on midagi viga. Näe, vaata, sealt paistab veel midagi. Vaata sinna kase juurde, sinna sõnajalgade juurde. Vaat. Aga mis siin ikka, jalutame vaikselt edasi. Noh, kuule, vaata, mis ma siit leidsin. Kas need ei ole puravikud või? Või on need pilvikud või? Mis need on? Kurat, see krae on kahtlane. Vatt on all, see on kahtlane, jah. Nii, aga jahime siis edasi, mis me ikka pikalt mölisime. Tuleme vahepeal metsast ära, sellepärast et kaamera aku saab tühjaks, juua tahaks. Ja siis peab umbes peaaegu pool kotti seeni ära kallama. Sinna võib ka minna, jaa. Et ühesõnaga teeme need asjad ära. Anja, joome vett ja meil on kopi paberkotid ja meil on neid palju. Siin on eilselt, kui käisin metsas, tegin metsapeatuse, käisime pissil ja siis leidsime need. Kuule, aga need võib siia sisse kallata. Paneme kõik ühte kotti. Anja. Et see, kes siin räägib, et oi issand jumal, et kõik seened ühte kotti, siis no vahe seal on. Kodus nagu nii arutad laiali ju. Anja. Vaat. Tulime vahepeal teise metsa siia. Tulime vaatama, mis me siit leiame. Tatikaid on siin või? Ei ole? Mis on? On ju tatikas või? Liivatatika. Ei võta tatikat. Täna pole see päev. Mida? Aga hea uudis on see, et üks inimene on puraviku ära lõiganud ja meie leidsime selle tee pealt, kui me metsa astusime, et see on nüüd meie. Sest võib isegi sinna taha poole vaadata. Ma vaatan, et seal on nagu... See ütleb nagu paremaks see mets sulle. Võib-olla nii taga pole käidud. Seal on mingid asjad. Kõik see mampel peab tulema, kui läheb pilma. Koondub üles ja läheb nagu märmaliseks. Näe, ma sain vahepeal ühe ilusa pilviku ka ja lihtsalt tee peal. Kõik see mampel, kui eespool on ka kõik see mampel. Näe, vaata kui ilusa pilviku ma sain. See on kõik see mampel. Aitab süüa ka või? See on nagu kugeks paneb panni. Toob koos ära kalli. See narmas on okei siin all või? Jah. No selge, siis läheb patti. Siin pikalt möliseda, ma võtan selle pilviku ka siis ära. Oh, ussi polegi või? Ei ole jah, raisk. Vaat nii, aga vaatame sinna poole natukene. Mul on tunne, et siit saab puravikke. Sellepärast tegelikult päris... Läheme sinna poole siis. Saame alati tagasi tulla.
kuhu poole me lähme? No lähme sinna poole, võib-olla seeneline pole sealpool käinud. Näe, ilus pilvik on siin jälle. Jah, okei on. Oleme praegu siin auto lähedal. Et seal, kus me ennem olime, seal nagu ei olnud midagi. Aga mõned puravikud, Pomerants puravik, saate aru siis, kui vajutate siia aknapeaks tee pealt, vajutate siia alla ja see koht natukese aja pärast läheb siniseks. Tegu on Pomerants puravikuga, väga hea söögiseen. Otse võib võiga pani peal praadide peale puhastamist. Aga mis siin metsas nagu hästi palju on kärbseseeni. Rohelisi, punaseid, valgeid. Tungime mööda metsa siit tagasi. Või mööda kuradi liini alust. Et läheme sinna esimesse tagasi. Helena Karjal kallas vahepeal ämbri tühjaks ja mul on jälle veerakati seeni. Nii. See on üks igavene rägastik ja kuradi küliti käinud praegu. Nii. Seal on küll kole võss, aga võssis on ka vahepeal. Tegelikult ega nii hull ei olegi. Oi, sirmik. See on see õige sirmik. On saa, jah? Jah. Mingisugune kaabu on seal, keegi on jalaga ära löönud. See on ka sirmik. Ma võtan ära seal. Loomad on jooksnud võib-olla ära. Jaa. See on ka sirmik, jah? Võtan selle jala ka siit. Nii. Võtame oma viimased seened ja lähme koju. Helena sai jälle sirmikut. Täna õhtune söök on teada. Et ta pole kunagi sirmikut saanud. Ja, jälle sirmik või? Kuule, siin on veel. Vaata siia. See on alati, kui hakkad videot ära lõpetama, siis tulevad seened välja. Noh, igavesed ilusad. See on nii suur, et terve pann on täis seda. On selle suure ka siit. Sellest kas sinuga koos pilti? Minuga koos. See jalg murdus muidugi ära, aga jah, ühed inimesed tulid meil siia vastu, aga nemad ei söö vist neid seeni. Aga siit me lõpetame oma asjad ära ja vaatame, mis me siit tee pealt leiame, kui veel leiame midagi, siis on kõik. Vaata, see on siuke heinane, siin võib olla küll veel. Võib-olla jah, siin meeldib heinases. Sest nendele meeldib heinases kasvada. Siis läheb juba sambi. Ja meie auto paistab seal kauguses. Vaat, aga me lõpetame ära ja ma panen kaamera taskusse, hakkab vihma ka sadama kohe. Tšau, Kap ka!